Tore on teid taas siin näha. Eelmistes videodes selgitasin ja tõestasin, et maa temperatuur ja atmosfääri keemia on muutunud ja see on meie tõttu. See video selgitab, mida me selle informatsiooniga peale hakkame, miks see on tähtis ja mida teadlased tuleviku kohta ütlevad. Mida siis tulevik meile toob? Kui kuulata arvamusliidreid välismaalt, jääb mulje, et tulevik on väga sünge. Meie hetkene tegevus viib meretaseme tõusuni kuni 60 meetrit. Tekitab meile jääaja. Ookeanid hakkavad keema. Terve elu lõpeb siin planeedil ja maakerast saab Veenuse-sugune põrgu. See jutt aga tõele ei vasta. Tegemist on infomüraga. See müra on sama ohtlik kui isegi ohtlikum kui nii-öelda skeptikute oma, kuna see külvab umbusaldust ja levitab valeinformatsiooni teadlaste ja teaduse kohta. Müra tunneb ära, kui kasutatakse sõnakõlksu teadlased ütlevad, et kui ei nimetada kindlat teadlast, töögruppi või organisatsiooni, ei saa väidet kontrollida ja see peaks koheselt skeptilisust tekitama. Kui olukorda kirjeldatakse ebakonkreetsete terminitega, võib muutuda kuni, ähvardab tõusta, muutub hullemaks, ilma kindlate numbrite või vahemikkudeta. Kui kasutatakse tagajärgede kirjeldamiseks termineid, katastroofiline, väga halb, suurem või suuri muudatusi, neid muudatusi täpselt defineerimata. Kui artikkel, kas skeptikute või pooldajate poolt teeb neid 3 viga, on see infomüra. Kliimasoojenemine on üle inimese tekitatud ja katastroofiline. Teadus on konkreetne ja ei põhine emotsioonidel. Hea lause heast artiklist. Professor Jaak Jaagus ütles, et kliimasoojenemise tõttu suureneb merel tormide hulk. See on piisavalt konkreetne ja põhjalikuma informatsiooni saamiseks saame Jaanuse käest küsida lisainfot või guugeldada, mida ta teadustöö täpselt sellel teemal räägib. Minu lemmiknäide mürast on lause, et teadlase sõnul lõpeb maailm 12 aasta pärast. See viimane näide tuleb jällegi välismaalt. Minu meeldivaks üllatuseks pean tõdema, et Eesti ajakirjanikud on sellele teemale väga professionaalselt lähenenud. Meedia meil müra ei tekita. Nad edastavad informatsiooni üllatava konkreetsusega, selgelt viidates ja tsiteerides kindlaid isikuid. Ma mõtlen siin siiski peavoolumeediat. Väga laiendatud peavoolumeediat, kuna isegi Tallinn TV kirjeldas seda teemat küllaltki ausalt. Telegraafid ja teised vähem populaarsed meediaväljundid ma praegu ignoreerin. Siiski on ka Eesti meedias müra. Või tähendab oli. Kuni 2015. aastani sai lugeda artikleid, kus selgitati, kui loomulik praegune kliimamuutus on. Need väited tulid meile peamiselt geoloogidelt. Tegemist kohe kindlasti polnud pahatahtlike või mitte mingil rumalate inimestega. Probleem seisneb nimelt selles, et nad ongi just geoloogia haridusega. Geoloogiline minevik sisaldab hiiglaslikke temperatuuri, vee ja õhukeemia muutusi. Vähesed neist on põhjustatud elusloodusest. Meie akadeemilised skeptikud on ka pärit möödunud ajast. Ajast, mil polnud sõnavabadust, mil oli tsensuur ja riik kontrollis kõike. Lisame siia asjaolu, et esimesed artiklid kliimamuutuse teemal tulid läänest ja olid ingliskeelsed. See kõik selgitab, miks kulus natuke aega, ennem kui see info aktsepteeriti. Tegelikkuses tähendab akadeemiku sõna aga vähe. Jah, nad on võimelised teadust paremini aru saama ja selgitama seda. Kuid kui nad ise oma väiteid ei tõesta, teadusartikleid ei kirjuta, on nende sõna sama palju väärt kui minu, sinu või tema oma. Mida siis klimatoloogide teadustööd tuleviku kohta ütlevad? Neid looduslikke suundi me täpselt ei tea, kui ühtub, et inimese panus ja soojenemine maakeral toimuvad ühes suunas. Siis on see soojenemine kiirem ja kui nad vastupidi lähevad, võib olla, et kogu efekt on näiteks 0 või koguni jahenemine. Nii et selle koha peal on praegu teadus suhteliselt. Mulle väga meeldib härra Tarandi lause siin. Looduslikud tsüklid jätkuvad ja meie tegevus lihtsalt liidab sellele mingi temperatuuri. See on üks võimalik tulevikuprognoos, kuid neid on teisigi.
Ennem kui tulevikus rääkida saame, peame aru saama süsinikringlusest, kasvuhooneefektist ja meie mõjust nendele suurtele süsteemidele. Kasvuhooneefekt tuleneb sellest, et osad molekulid lasevad päiksekiirgust läbi, kuid maakeralt tulevat soojuskiirgust mitte. Nimelt, kui päike maakera üles soojendab, hakkab viimane soojust teistel sagedustel kiirgama. Tegemist on väga lihtsate füüsikaliste protsessidega ja need fenomenid ehk sagedused, millel kiirgust neelatakse ja peegeldatakse, on juba sajandeid teada. Meie atmosfäär on kokteil erinevatest gaasidest. Enamus ei interakteeru kummagi kiirgusega. Sellised gaasid on lämmastik ja argoon. Teised peegeldavad mõlemad kiirgust nagu veeaur ja osad ainult päiksekiirgust nagu lämmastik ja vääveloksiidid. Kasvuhooneefektiks vajalikud gaasid ehk gaasid, mis peegeldavad soojust, on süsihappegaas ja metaan. Kõigil neil gaasidel on ringlus. Vee puhul tähendab see aurustumist, kondenseerumist, sadenemist. Või maismaal sadenemist, voolamist põhjavees või pinnaveekogudes. Vee puhul ei teki seda juurde ega jää vähemaks. Küll aga vesi eemaldub pikkadeks perioodideks sellest ringlusest, kui see poolustel jäätub või kõrbeoaasides põhjavette kinni jääb. Süsinikringlus on sarnane. Süsinik seotakse taimede poolt biosfääri, kust ta biosfääri suredes ja lagunedes atmosfääri süsihappegaasina tagasi läheb. Kui sa peaksid geoloogiat õppima, kuuled sa esimeses loengus lauset. Kõik siin maailmas läheneb energia miinimumile. Süsihappegaas on kõige väiksema energiaga molekul selles ringluses. Kõik süsinikuühendid lõpetavad oma elu sellena. Põhjus, miks teised süsinikuühendid, nagu rasvad, nafta ja paekivi eksisteerivad, on kuna kusagilt mujalt saadakse lisaenergiat. Need energiaallikad taimede puhul on kiirgus päikeselt või energiarohked keemilised ühendid maakoorest. Paekivi puhul tuleb see keemiliselt aktiivsetest räniühenditest või kui paekivi on loomse päritoluga, samuti päikeseenergiast. See talletunud keemiline soojus ja päikeseenergia eraldab, kui me põletame need keerulised molekulid süsihappegaasiks. Seega, atmosfääris on süsinik oma kõige madalama energiavormina süsihappegaasina. Päikeselt saadud energiaga muudavad taimed selle keerulisemateks energiarohketeks molekulideks. See süsinik püsib keeruliste molekulidena vaid paar tuhat aastat, kuna elus looduse surres muutub see süsihappegaasiks tagasi. Pinnasega on sarnane ringlus. Vesi ja sealsed elusorganismid teevad sama ringluse läbi. Süsinikringlusel on ka geoloogiline pool. Vulkaanid paiskavad ebaregulaarselt süsinikuringlusesse juurde. See on aga tasakaalus. Laamtektoonika tekitab süsihappegaasi siduvaid mineraale juurde ning suures plaanis ei teki pikaajalisi muudatusi vulkaanilisest aktiivsusest. Nagu veeringluses viivad jää ja põhjavesi vett ringlusest välja, viiakse süsihappegaas ajutiselt välja merepõhjas mineraalina ja tundras jäetunud igikeltsas. Kui Miljankovitši tsükkel soojenemise käivitub, eralduvad need süsihappegaasivarud. Ja kui tsükkel viib jahenemiseni, siis süsihappegaas jääb sinna uuesti kinni. Süsihappegaasi tase kõigub looduslike nähtuse tõttu, nagu Miljankovitši tsüklid ja vulkaaniline aktiivsus, kuid see kõikumine on kindlas vahemikus ja seega stabiilne. Kui vaadata kaugemale minevikku kui 100 000 aastat, on näha aga anomaaliat. Süsihappegaasi tase on viimased 100 miljonit aastat langenud. Ringlus on tasakaalust väljas. Nimelt elusloodus on selle ära rikkunud. Miljonite aastatega on osa surnud taimi ja loomi settinud maakoorde, kus suure rõhu ja temperatuuri all muutusid need naftaks, gaasiks, kivisöeks ja põlevkiviks. Nende väga energiarohkete ühendite põletamine ongi meie elu nii mõnusaks muutnud ja sellest kogu see kliimajama alguse saigi. Iga aasta lisame oma tegevusega sellesse ringlusesse 3% lisasüsinikku. Natuke alla poole sellest lahustub maailma merre. Maailma meres muudab see ookeanid happelisemaks ja mõjub väga halvasti sealsele ökosüsteemile. Väike osa sellest süsihappegaasist läheb vee biosfääri, kus planktonid selle ära tarbivad. Alla 1% planktonitest settib ookeani sügavustesse, kui nad surevad. Sinna see süsinik jääb koos nendega. Miljonite aastatega võib see muutuda uuesti naftaks. Lõviosa süsinikust aga jääb vette. Me täpselt ei tea, kuhu see sealt edasi läheb. Praegu on see ookeani ülemistesse kihtidesse jäänud.
kuid on võimalik, et paari sajandiga läheb see ookeani sügavustesse. On ka võimalik, et see kõik läheb uuesti atmosfääri. Juba praegu on näha selget aeglustumist süsihappegaasi laostumises vette. Ookeanid soojenevad kiiremini kui atmosfäär. Juba praegu vabaneb süsihappegaas ekvaatoril. Õnneks vabaneb see seal vähem, kui põhjas ja lõunas lahustub. Atmosfääris suurendab inimtegevus süsihappegaasi kogust iga aasta 1,5% ja praeguseks on 30% kogu atmosfääri süsihappegaasist meie tekitatud. See süsihappegaas ei kao sealt niipea. Süsinikringlus ei lähe sellest suuremaks, nagu osad väidavad. Olgugi, et süsihappegaasi lisa atmosfääris aitab taimedel kiiremini kasvada, pole see looduses piirav tegur. Vesi, valgus ja pind on need, mis looduses biomassile piiri peale panevad, mitte süsihappegaas. Nüüd, kus me teame atmosfääri ringlusi, saab hakata tulevikku prognoosima. Klimatoloogid kasutavad tulevikku prognoosimiseks arvutimudeleid. Need superarvutid vajavad aga sisendeid. Me teame, kuidas üksikud fenomenid ja protsessid kliimat mõjutavad. Arvutisse tuleb aga kõik sisestada. Alustatakse looduslikest, päikese kiirgusest, tsüklitest, hoovust ja lühiajalistest muudatustest, nagu El Niñod. See on kõige lihtsam osa. Teine sisend on inimtegevus. Inimtegevust on raske hinnata, kuna seda muudame meie ise. Iga üks meist saab oma tegevusega muuta meie mõju kliimale. Selle tõttu tehakse mitu arvutust. Tavaliselt 3, kuid võib ka rohkem teha. Arvutatakse, mis juhtub, kui lõpetaksime süsihappegaasi tootmise. Kui jätkaksime samas vaimus, ehk kiirenevalt, ja kesktee, see kõige tõenäolisem. 3. ja kõige keerulisem sisend on tagasiside. Teadlased teavad vaid umbes, milliseid tagasisidemehhanismid võivad käivituda. Enamus neist on aga positiivsed, nagu igiketse sulamine ja vees laustunud süsihappegaasi eraldumine. Me ei tea täpselt aga millal need käivituvad. Selle tõttu tekib prognooside juurde väga suur määramatus. 2018. aastal tegi rahvusvaheline kliimakomisjon põhjaliku aruande kliimast. Selle mammutaruande 100 lehekülge tulevikuprognooside osas on netis kättesaadaval. Komisjon ise uurimustööd ei teinud, vaid võttis kõigi klimatoloogide tööd kokku. Järgneva sajandi temperatuuri tõus on täielikult meie kätes. Kõige süngemad prognoosid näitavad temperatuuri tõusu üle 4 kraadi. Kui see peaks juhtuma, käivituvad positiivsed tagasisided ja edasine ennustamine on väga raske. Kõige realistlikumad hinnangud selgitavad aga temperatuuri tõusu natuke alla 3 kraadi. Teadlased ei usu, kuid ei välista positiivsed tagasisidet sellisel temperatuuril. Kõigi eelduste kohaselt on 100 aasta pärast maa temperatuur 3 kraadi soojem. Soojenemine on ebaühtlane erinevatel laiuskraadidel ja meie võime kogeda kuni 4 kraadist temperatuuri tõusu. Veetase tõuseb sellel temperatuuril kusagil 0,5 meetrit. Mõju Eesti rannikutele on seega peaaegu olematu. Külmi talvi on vähem, kuid need ei kao veel ära. Suved on soojemad ja pikemad, mis peaks positiivselt põllumajandusele mõjuma. Tormide arv suureneb, kuid Eesti laiuskraadidel need tugevamaks ei lähe. Sademete hulk suureneb meil ja väheneb kõrbetes nende ümber. Sellel on väga halvad mõjud. Kui kõrbetes nende ümber vähem vihma sajab, tähendab see sealsetele riikidele halba. Kliimapagulus on reaalne oht. 100 aasta pärast on pingviinid ja jääkarud veel elus. Poolustel jää sulamiseks on vaja aastatuhandeid. Sajandiga ei juhtu seal peaaegu mitte midagi. Suurem oht on savannidel ja kõrbete äärsetel piirkondadel. Prognoos kaugemale kui 100 aastat läheb väga ebatäpseks. Kuna me ei tea, kui kiiresti me kütust ära põletame. Kui must stsenaarium ei rakendu, siis võime kergelt hingata. Kuna 2060. aastaks on kütus niikuinii otsas. Muidugi on veel avastamata varusid, kuid selleks hetkeks on kütuse hind niivõrd kallis, et meie suhe sellesse on hoopis teistsugune. Mis siis saab? Selleks hetkeks on umbes 50% süsinikust õhus meie tekitatud. 2200. aastaks me rohkem seda atmosfääri ei lisa. On võimalik, et see neeldub kõik ookeani, kuid me seda ei tea.
kui see peaks jääma atmosfääri, siis kulub veel paar sajandit, kuni kliima saavutab tasakaalu. Kui see juhtub, lõpeb jää sulamine poolustel ja tundras. Ning nagu Tarand ütles, liiguvad looduslikud tsüklid edasi lihtsalt 4 kraadi kõrgemal temperatuuril. Te panite mu toonis tähele rahulikkust. See, mis me teinud oleme, on hirmus. Me oleme määranud loetamatul arvul liike surmale, kuna nad ei jõua mõne sajandiga kohaneda. Me oleme teinud endale mõttetuid lisakulusid ja oleme surmale määranud 100 000 inimesi. Kuid me ei tapa planeeti ja me ei tapa ennast. Ma usun ka seda, et meie tehnoloogia areng ei peatu, vaid kiireneb. Me kohaneme kõikide muudatustega. Inimleidlikkus ja inimloovus on piirideta ja juba praegu mõeldakse lahenduste peale. Ma usun ka, et tehnoloogia jõuab sellele tasemele, et me saame isegi sajandite pärast oma kahju tagasi võtta. Seda lootust äratab minus meie praegune saavutus. Süsinikvoodid ja maks on kandnud üüratut vilja. Rahvaarv ja rikkus kasvab üle terve planeedi, aga hoolimata mõne lolli vastuhakust on tarbimine jäänud seisma. On võimalik, et me oleme oma saastumise harjapunktis. Teadus kui ka erasektor ja isegi lihtinimesed on andnud oma panuse, et vähem saastada. Tööstus, transport on ökonoomsemad kui eales varem ja uusi energiaallikaid mõeldakse iga aastaga juurde. Mure on selles, et see võtab aega ja vajab motivatsiooni. Mida rohkem rahvas huvi tunneb, seda kiiremini saame sellega hakkama. Seda kergem on nafta lõppedes ülemineku uuele energiaallikale ja võib-olla me ei peagi kogu oma fossiilkütust ära tarbima. Hoolimata mürast võidab lõpus reaalsus. Kliimat ja tõde ei huvita inimeste emotsioonid ja majanduslik kasu. Head teadlast samuti mitte. Ja majandusjõudusid veel vähem. Seda nii halva kui heaga. See müra suudab ainult aeglustada ja meie üleminekut kallimaks muuta. Miks see video? Mis oleks kokkuvõttev moraal? Peamine sõnum on, et teie vaataja ei oleks osa probleemist. Ei tekitaks ja ei levitaks seda infomüra, vaid kuulaks ja mõtleks. Ole lahtise mõtlemisega. Kui sa teemat ei mõista, siis vii end sellega kurssi. Kui sa ei viitsi võib-olla aega, siis pole sellest mitte midagi halba. See polegi sinu töö neisse asjadesse süveneda. Ära takista neid inimesi, kelle töö see on. Kliima seisukohast. Kui sa tõesti soovid probleemi lahendada, siis hakka mõtlema, kuidas tarbida vähem energiat. Sõida kas või kord kuus bussiga tööle. Selle asemel aken lahti teha, vähenda kütet ja ära tarbi liiast. Eesti kontekstis hakka mõtlema alternatiivsetele energiaallikatele. Kas sa oled nõus tuumaenergiaga? Kui jah, siis mis hinnaga ja kuhu? Või tuulegeneraatoritega? Samuti kus ja mis hinnaga sa oled nõus? Kuidas elektriautode laadimisvõrku või jalgrattateid luua? Need on vestlused, mis peaks meie ühiskonnas praegu käima. Poliitikud peaksid pakkuma enda lahendusi, enda teid nende sihtideni jõudmiseks, selle asemel, et vaielda vandenõude üle. Ning kui sa oled alla 17-aastane, siis õpi nagu segane, kuna äkki oled sina see tark, kes läheb ülikooli, õpib inseneriks, keemikuks, arhitektiks, majandusteadlaseks ja aitab seda probleemi. Seda probleemi, mis pole sinu tekitatud, kuid mille sa oled pärandanud, lahendada. Selle videoga lõpeb minu kliimasoojenemise õpetav osa. Ma loodan, et see pole minu viimane video sellel teemal. Ma loodan, et mu ülivaadatud videod saavad aasta jooksul palju kommentaare, mis pakuvad lahendusi või vaidlustavad video sisu. 4. video oleks selle sarja viimane ja see oleks vastus neile kommentaaridele ja arendaks minu esimeses videos soovitud diskussiooni. Järgmise videoni.